Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Sel korral olen mõelnud, et võiks arutada sellisest asjast, et kuidas üldse me mõtleme ette, planeerime ja projekteerime suuri lahendusi. Ehk siis, ma ei tea, tuumajaam, suur rongiühendus, suured eksperimendid ja kiirendid. Asjad, mille maksumused võivad olla miljardites, mille planeerimise ja ehitamise ja projekteerimise perioodid on siin võib-olla 10 aastates. Et kuidas sellist asja üldse ette planeeritakse ja mil moel on seal üldse võimalik ennustada, kaua see aega võtab, mis see maksma läheb ja kõik muu selline. Et kuna need on tihti ka meediast läbi käivad teemad, siis mõtlesin, et see võiks olla selline asi, mis natukene pikemalt lahti analüüsida. Ja selleks, et seda paremini nagu teha, olen kutsunud ka 2 külalist sellistel teemadel, mis meil on ka siin lähiajal ja praegult aktuaalsed. Kellel saavad ennast tutvustada ise. Tervist, jah, minu nimi Anvar Salomets. Praegu toimetan siis rahvusvahelise suurprojektiga, mille nimi on Rail Baltica. Olen selle ettevõtte juht ja ütleme, et siis selle projekti nii-öelda vast peamine nägu siis igapäevases aru andmises. Minu nimi on Kalev Kallemets, Fermienergia asutaja ja juhatuse esimees. Et me arendame väikereaktori PVRX 300 rajamist Eestis. Just, et teie mõlema projektid on suured. Et selles mõttes, et rahasummade puhul me räägime miljarditest ja ajaskaalade puhul räägime 10+ aastat. Et kui me võtame nagu päris alguses sellest hetkest, kui projekt võiks öelda põhimõtteliselt nagu nime ja alguse saab kuni selle hetkeni, kus ta siis on opereerimisfaasis. Et see periood on ikkagi 10–20 aastat mõlemal teil. Ja. Ehk siis põhimõtteliselt kui me nüüd hakkame lihtsalt nagu niimoodi, et kui inimesed võiks endale pildi loomiseks võib-olla võtta selle, et mis on meil olukord täna aastal 2025 kevadel ja mis ta oli aastal 2005 kevadel, 20 aastat tagasi. Et kui paljud meist oleks suutnud ette prognoosida piisava täpsusega olukorda täna. Näiteks, ma ei tea, palju maksab elekter, palju maksab mingisugune puit, ehk mis võiks maksta majad ja need asjad. See on sellised asjad, mis keskmiselt inimesed nii pikalt ette ei mõtle, aga ma võin tuua enda poolt sellise ekstreemse näite, et ma olen ju ka seotud CERNiga, mis on see Euroopa tuumauuringute keskus ja seal ehitatakse kiirendeid tavaliselt niimoodi, et 80ndate teises pooles hakati planeerima seda kiirendit, mis läks meil käima 2010. Ehk ajaskaala ka 20-30 aastat. Ja kui me mõtleme 80ndatel arvutusvõimsus, mis oli, need olid ikka sellised kapitäied arvutid ja personaalarvuti just oli välja tulnud 80ndatel. Aga siis arvestus oli näiteks, et need andmevood, mida on vaja nagu analüüsida ja siis maha kirjutada. Me räägime siin gigabaitides sekundis. Ja tollal, ma mäletan, minu esimene arvuti, mis oli 80ndate lõpust, mul oli tervelt 1 megabait mälu ja arvuti kõvaketas oli 20 megabaiti. Ja nüüd kujutada ette, et tol hetkel inimesed tegid projekti ja projekteerisid. Me siin nüüd 25-30 aasta pärast kirjutame maha 300 gigabaiti sekundis. Sest seal on muidugi täiesti omaette skaala, et tehnoloogia ei eksisteeri sel hetkel, kui sa seda nagu projekteerid ja sa pead nagu selle lisa nagu ootamatuse ja määramatuse sisse tooma. Aga mingi limekombel 2010 läks ta käima, reaalselt töötab, isegi on võimeline rohkem lindistama, kui oli tolle plaanitud. Ja maksumuse osas tuli vist enam vähem, natuke rääks kallimaks. Aga et minu jaoks oli kunagi, kui ma alustasin, oli totaalne ulme, et kuidas saab 80ndatel planeerida ette kiirendit, mida ehitatakse 10+ aastat, projekteeritakse 20 aastat, tehnoloogiat pole olemas ja see ehitatakse valmis ja see töötab. Nii et olles näinud ka mõnda nendest joonistest ja olles käinud seda detektorit vaatamas, kus sul on 10 ja 10 meetrid, kus jookseb sellised peenikesi fiibreid igalt poolt läbi, mis jooksevad millimeetrise täpsustega. Et see tundus minu jaoks tollal juba nagu ulmeline teadus, et teil õnneks seda tehnoloogia nagu riski nii tohutult ei ole. Aga kuidas algab mingi sellise suure projekti mõtlemine üldse? Tahad sa ise alustada? Ma pakun sulle. Aga ma võin et kuidas meie puhul see algas, ütleme see algus jääbki 2006. aastasse, kui ütleme oli selge, et Leedu tuumajaam Ignalinas läheb kinni, sest ta ei vasta oli Tšernobõli tüüpi või RBMK
ja et ta liitumistingimustena peab kinni minema, sest ta ei vasta ohutusnõuetele. Ja siis Sandor Liive ja Leedu peaminister toonane ja siis Eesti peaminister ja siis lätlased hiljem liitusid ka, et hakkasid arendama seda ühist Balti projekti. Aga see ei realiseerunud, ütleme suuresti Leedu sisepoliitika tõttu. Seal olid, ütleme siis meie idanaaber omas ka ikka päris tublit mõju. Ja noh, mis juhtus on ju viimase 10 aasta jooksul, et hakati tõsiselt arendama väikereaktoreid, mis tõepoolest Eesti võrku ka potentsiaalselt on sobivad. Aga siis, kui me Fermi-Energia veel asutasime, et oli paralleel sinuga, siis seda PVRX3 ja 100, sellest me teadlikud ei olnud. Siis me vaatasime ka tehnoloogiat, mis me saime esimese 3-5 kuuga saime aru, et sulasoolreaktor, et kuna ta on seal kütus on nagu vahetuskontaktis metalliga, see on nagu reaalne probleem, siis me selle jätsime nagu kõrvale ja niipea kui me õppisime PVRX-ist ja teistest reaktoritest, siis meile kohe nagu hakkas see tehnoloogia tunduma nagu päris nagu potentsiaalikas ja ütleme, kuidas me oleme sealt edasi oleme planeerinud, on nagu see fundamentaal, et meil peab varustuskindlus elektris olema ja me peame dekarboniseerimise saavutama. Ja kui analoogia on see, et tuumajaamad tegelikult mujal töötavad ja GVV-reaktorid spetsiifiliselt mujal töötavad. Ja nüüd küsimus, challenge on see, et kuidas see reaktori ökonoomika nagu siis esmarajamisel saab realiseeritud ja ehitamine tõendatud ja nii edasi, et ütleks nii, et fundamentaalid on olulised, et ma ei tea, kuidas Anvaril. Jah, ma võib-olla isegi korra ajas kerin 90-ndatesse, kui olid esimesed, ütleme siis selged märgid sellest, et Rail Baltica ühendusena peaks tekkima läbi Lennart Meri unistuste kasvõi. Me kõik seda mäletame. Päriselt paberi peale 2000-ndate esimesel poolel ta siis jõudis läbi esimese tasuvusanalüüsi ja 2000-ndate seal esimese kümnendi siis teises pooles 2008-2009 tuli siis niinimetatud AECOM-i tasuvusanalüüsi järgi. Nüüd, kui mõelda, ja sealt hakkas ka minu aja arvamine enam-vähem pihta, et kui nüüd mõelda sellele, et mis oli siis see tollane kontekst, siis ma isegi võib-olla taandaks ta sellise lihtsa asja peale nagu ootuste juhtimine. Ehk siis ühtepidi nii-öelda ühiskonna ootus oli saada nagu kiiresti aru, palju see ühendus maksab, otsustajate ootus oli siis ka võimalikult kiiresti otsustada, aga tegelikult taustal inseneeriat kui selles sisus veel tehtud ei olnud, et sa suudad juba mingi geneerilise lahenduse pealt öelda, et see on see nagu hind. Et ma ei hakka praegu siin välja ütlema, et palju need nagu käärid selle 2008-2009 nii-öelda siis Capexiga versus tänasega on, muidu Riigikontroll võib teha siin kohe juba uue auditi peale, aga käärid arusaadavalt olid suured, olgugi, nagu sa nimetad, et raudteetranspordi tehnoloogiana eksisteeris juba enne seda aastasadu ja ütleme kiirraudtee tehnoloogiana aastakümneid, et seal ei olnud midagi uut, aga kui minna nagu inseneeria tasandile, siis selgelt see rehkendus, et panna lihtsalt kaardi peal joon, mõõta see joon ära, kilomeetri tüüphind ei tööta, kuna see kohalik kontekst ikkagi määrab seal ütlemata palju. Milline on see ristlõige, kui keeruline on üks või teine kilomeeter, kas sa oled linnakeskkonnas, oled sa kusagil lihtsa nii-öelda reliefi peal, et see tegelikult need käärid juba puhtalt inseneeria vaates sisse toob, pluss pannes sinna taha kogu selle tegevuskeskkonna ja kõik need erinevad siis majandustsüklid, mis seal taustal toimuvad, me jõuamegi juba ainuüksi viimase 4-5 aasta võrdluses sinna, et eelarve kasv inflatsioonist tulenevalt on rohkem kui 40%. Ja nende numbrite juures see võimendus on tohutu. Kui me ütleme, et enne oli 2 miljardit, 40% juurde, siis juba 3 ongi peale. Aga ma mõtlen ka seda, et kui ma olen nüüd vaadanud ka seda, et ma olen ka CERN-i nõukogus, me saame regulaarselt raporteid sellest, kui CERN plaanib nüüd seda järgmist kiirendit, mis peaks 2040 pluss hakkama ehitatama. Ja seal on ka see, et praegult on see eeluuringute faasis, uuritakse pinnast, uuritakse võimalikku tehnoloogiat, kõike muud. Ja siis ongi, ma olen ka nüüd näinud, et selliste suurte projektide puhul kasutatakse klassifitseerimist
täpsusklasside mõttes. Ja päris alguses väga varajases faasis, kui sul on hästi palju määramatust, sa ei tea veel, millest sul pinnas koosneb ja kõik muud asjad, siis võibki vabalt olla, et sul öeldakse, et see projekti orienteeruv maksumus on 12 miljardit ja see vea hinnang on 300% ülespoole, 50% allapoole. Et sul võib olla see mitte 13 miljardit, võib tulla 30 miljardit, aga mida lähemale sa nagu selle eeluuringute asjadega lähed, sa hakkad tegema konkreetseid proove, konkreetseid materjalianalüüse, sa testid ära mingid konkreetsed tehnoloogiad, sul hakkavad need veapiirid kahanema kiiresti. Sul ongi tegelikult seal välja toodud projekteerimise täpsusklassid, et siis sa saadki öelda, et võt näiteks tunnel on meil selle täpsusklassiga teada, masin on selle täpsusklassiga, elekter on sellisega opereerimiskulud, et siis see järjest nagu koondub kokku ja kui sa oled 30 aastat nagu veel ajast ees, siis see määramatus on tohutult suur. Kui sa oled 10 aastat, siis ta on juba palju väiksem ja kui sa hakkad ehitama, siis see määramatus peaks olema väga väike juba. Ja siis sa juba lähed lepingutesse, sul on see määramatus on fikseeritud, et aga see väärtus, projekti väärtus kõigub selles piires nagu vabalt, et sa selles mõttes ei ennustanud mööda, lihtsalt alguses sul on määramatus väga-väga palju suurem, aga see on asi, mis enamasti meediasse ei jõua. See on projekti kulu, et väärtus on ikkagi nagu see... Ei, me räägime ka kulust, et nagu just, see... Et mina arvan, et ökonomistina, et nii õppinuna, et peaksid olema nagu nende suurprojektidel ikkagi nagu selged piirid, kulupiirid, et kui sa kuhu piirini tohib ületada, et ma saan aru, et lätlased on ikka avastanud, et see on nagu vajalik, et nagu suvaliselt enda õilsa eesmärgi nimel ei saa kulutada, et nagu me vaatame tuumajaama ka, et siis on teatud piirid, mis on ökonoomne ja mis on nagu põhjendatav ja teatud piirid, kus nagu ütelda, et ala me et 150 eurot megavatt-tund, see ei lähe. Sama, ütleme, ma ütleks, ma ühe suurprojekti suhtes olen nagu väga kriitiline, et kus mina ei näe, nagu, et tegelikult see kasu nagu ühiskonnale ja inimkonnale oleks tegelikult põhjendatud ja see projekt, kus nagu Euroopa Liidu nagu tuumauuringute raha nagu peamiselt läheb, see on ITER. Et see Tokmak, never ever nagu põhimõtteliselt nagu, mis Kadaršees nagu Prantsusmaal rajatakse, see ei põhjenda neid 10 miljardeid kulusid, sest see nagu rada, tehnoloogiline rada ei saa kunagi nagu viia positiivse energia tulemini. Et ma olen nagu totaalselt energia nagu füüsika fänn, ma olen väga pooldan ütleme tuumafüüsikat kui sellist, aga mis on kahetsusväärne on see, kui nagu füüsika ja siis nagu ka selle füüsika energeetika poolt nagu käkitakse ära nagu selliste ebaõnnestunud projektidega, mille puhul on ilmne lihtsalt vaadates fundamentaale, et ta kunagi ei jõua positiivse energia tulemini. Aga seal on muidugi see ka, et see väärtusena, mis ta loob. ITER on selles mõttes ikkagi puhas uurimislabor ja tema põhiline uurimise eesmärk, see, millega teda müüaks on üks asi, aga mis tema põhiline uurimise eesmärk on tegelikult selle plasma containment, ehk siis kuidas sa seda plasmat suudad hoida ja selle plasma ja materjali interaktsioonide osa, ehk siis, et kui sa kunagi disainid selle mingisuguse nagu töötavast, see on füüsika seisukohalt, kui sa tahad fusiooni teha, siis plasma tingimused on sul igal juhul. Ja siis on küsimus selles, et mis tingimustel sa seda plasmat suudad nagu hoida. Ja mõtlen, 30 miljardit on sellest liiga palju. See on jälle selline, ma ei tea, palju see National Ignition Lab USA-s maksis, see ka põhimõtteliselt, kui sai positiivse tulemi, aga see ei ole... Mitte kunagi ei jõua tegelikult selle protsessini. Need nagu selles mõttes on, natukene ma selles mõttes jään sinuga eriarvamusele, et mina võtan seda nagu puhtat uurimis läbi, et tegemist on ütleme sellise fundamentaaluuringutega, et aeg-ajalt maksavadki palju, sealt, tähendab, ITER-i puhul ma ütleks, et seal on ootuste juhtimine, nagu sa hästi välja tõid. Ootuste juhtimine on valesti tehtud, et see ootuste juhtimine, et ITER viib meid fusioonini, mida me hakkame kasutama energeetikas, see on, ütleme otse välja bullshit, et see ei ole nagu eesmärk. Eesmärk on uurida seda nagu fusiooni keskkonda ja siis, kuidas iganes me fusioonini jõuame, meil on seda infot vaja, et kuidas fusioon käitub labori tingimustes ja nii edasi. Seetõttu see USA, see
laseritega annab olulist informatsiooni fusiooni käitumisest. ITER annab olulist informatsiooni fusiooni käitumisest, aga mitte ükski neist ei vii elektrijaamani. Ei vii. Ei, see on nagu teada. Vähemalt mina, kes ma olen ITER-iga reaalselt kokku puutunud 20 aastat tagasi, mina olen seda algusest peale teadnud, et ITER ei vii meid reaalse jaamani, et see on ikkagi uurimislabor. Et, aga seda müüakse valesti, sest noh, tead, nagu ikka poliitikutele tuleb asju müüa nagu on. Ma sellest, et see ei ole siuke tavapärane poliitikaga. No müümine ja petmine on nagu väga õhkõrne. Ja. Aga ma ütlen, et see on tegelikult uurimislabor. Aga noh, kui me tuleme tagasi selle... Aga noh, ka seal on, ITER on selles mõttes ka võib-olla huvitav näide, et, aga ma ütlen, et ta läheb sellesse kategooriasse nagu on ka CERN, et seal ongi alguses need määramatused nii suured sellepärast, et sul ei ole seda tehnoloogiat. Sul on see tehnoloogia määramatus on lihtsalt hästi suur. Et minu meelest, kui ma õigesti mäletan, siis näiteks tunneli kaevamis, mis on ka maailma seni suurim tunnel, 100 kilomeetrit tunnelit, 150 meetrit maa all, siis asja pole keegi teinud sellises skaalas. Et ega see CERN-i praegune tunnel on ka seni suurim tunnel maailmas enam-vähem. Et selliseid asju pole varem tehtud ja siis on alati küsimus, et mis on selle määramatus, et kui nüüd muudame seda tunneli raadiust seal, ma ei tea, 10 sentimeetrit, palju see nagu kulu muutub on ju ja kuidas see kaevamine tuleb. Aga seal on määramatused juba nagu 10%, mingi 60-70 või midagi siukest. Seal ei ole enam need 100. Magnetid asjad, mis on tehnoloogiline arendus, seal on nagu suured. Aga see on ka see teema, et need on, see tunnel näiteks on küsimus sellele, et kas me teeme kohe valmis tunneliga aastaks 2070 plaanitavale kiirendile. Et seal see määramatuse skaala ongi nagu juba sellest ka ajaskaalast tulenev. Aga tulles siuke realistlikumate projektide juurde nagu tagasi, mis on tehtavad siin lähikümnenditel või kümnendil, et siis see määramatus on seal endiselt sees, ta lihtsalt ei ole päris samas skaalas. Ja ma eeldan, et sul on tavapärane riski hindamine on alati ikkagi ju see, et sa paned kirja, mis sul on mingid sisse minevad komponendid, mis sa enam-vähem parima nagu hinnangu neile teed, materjalide asjadele sa võtad tavaliselt inflatsiooni või midagi siukest aluseks, on ju, ja siis mingid määramatused paned sinna. Ja siis sul juhtub päris elu, nagu näiteks Ukraina sõda, mis ma eeldan, et võis teil mõlemal lüüa nagu kaardipakis veidikene nagu neid riskihinnanguid sassi? Ja, meil ikkagi võimendus oli, ma ütleks, kolossaalne. Tänaseks me oleme suutnud seal ka tegevuskeskkonnast tulenevalt juba neid riske ise ka maha juhtida või allapoole juhtida, aga kas või see sama Ülemiste terminali näide, kus võib ka arutada selle üle, et kas seda on vaja, nii suurel kujul vaja on ju, et tegelikult saab ju rongiga reisida ka ilma seda linnaruumi nagu kaunistamata on ju. Aga esimesed pakkumused 3 kuud pärast sõja algus 100% kallimad kui eeldatav eelarve. Ja siis sa pead tellijana tegema neid valikuid ja need on need asjad, mida sa tegelikult ka aastal 2005 või 2008 isegi kui kõik see projekti juhtimise nii-öelda loogikast tulenevalt see määramatuse komponent seal on, sellest tuleb rääkida, millegi pärast sellest ei taheta kõva häälega rääkida, aga ta on alati väikses kirjas seal kaasas on ju. Ja keegi ei loe pealkirjas kaugemale, nii et selles mõttes. Ja keegi sealt väikest kirja enamasti lugeda ei taha, aga ühesõnaga, et see oli reaalne näide ja sealt tuli hakata seda uuesti tagasi juhtima. Tänaseks oleme suutnud selle tagasi juhtida kontrolli eelarve piires, et sellepärast ma ka et teistpidi hindan seda, et nagu sa ütled, on ju, projekti juhtimises peab olema lagi peal, on ju. Lagi on alati suhteline, sest kuskil mingil tasandil saab seda lage üle vaadata, peabki üle vaatama, aga selgelt nagu projekti juhtimise seltskonnale peab olema lagi peal, sest muidu me jõuamegi sinna, et isu kasvab, on ju, kusagil tekivad veel ägedad mõtted on ju, suured paleed ja siis kogu see fookus läheb nagu sellelt nagu põhiesemelt ära. On ju. Nagu Lätis juhtus. Jah, nagu on juhtunud ja siis lõpuks nagu üritatakse seda nagu kõike nagu korraga uppi lüüa, on ju, aga tegelik iva on seal olemas ja tuleb selle juurde tagasi tulla ja keskenduda sellele, on ju. Nii et me ütleme mõlemad pidi, et tegelikult see algusest peale seda nii-öelda nähtavust on antud, ka nähtavuse andmine tegelikult ka selle määramatuse tähenduses. Lagi on peal olnud, ja kas või see sama nüüd force majeure sõja alguse näol, selgelt eeldas seda valikut või vahevalikut, et kas me siis tõstame lage, sest enam sama raha eest tegelikult kavandatud asja ei saa või algselt kavandatud asja ei saa. See Ukraina sõda nagu teistpidi
Fermi Energia vaatest tõendas rohkem selle tuumaenergia vajalikust, sest number 1 langes ära Vene elektri import, mis toimus Soome 1400 megavatti ja sealt sai elektrit 15 eurot megavatt-tund, oli väga odav jutumärkides on ju, nagu Vene gaaski, väga odav, aga maksad teistmoodi. jah, täpselt. Ja siis langes ära ka see Vene gaas on ju Saksamaale, mis tähendas LNG-le kohest ja kuna seal LNG-s ja CO2 vahel on omavahel coupling, siis CO2 hind läks ka nagu selle tulemusel nagu ülesse, mis nagu tuumaenergia jälle konkurentsivõimelisest oluliselt parandas. Ja mis veel oli märkimisväärne, et mis nüüd on viimase aasta plussiga toimunud, et need kaablirünnakud, et see on ka nagu uus reaalsus, et nagu vaenlane tõmbab neid läbi ja me ütleme seni, kuni me ütleks, ei ole poolt aastat ilma nende kaablirünnakuteta, ei saa ütelda, et nüüd järgmine nädal kindlalt ei juhtu. Ja siin alles oli ju järjekordne andmekaabel läks. Täpselt, et see tõestab seda, et me ei saa kahjuks nende, ütleme, meie naabri heatahtlikkusele loota, et nad kaablit läbi ei künna, et nad ei maksa nagu mingile laevakaptenile selleks, et ankur välja lasta ja seda paarsada kilomeetrit lohistada. Nii et see tõestab seda, et meil see tootmisvõimsus peab endal siin Baltikumis olemas olema. Ehk et see nagu mõjutab ka teistpidi, eks ole. Ja. Aga ta selles mõttes jah, nagu seal muidugi tõenäoliselt, kuna sul on ka ma eeldan kohaliku toorainet ja muud plaanis kasutada selles, siis seal võib jällegi tooraine hindadest lüüa vastupidi mingid asja. Meil tooraine mõjutab ikka suhteliselt vähe. Ja ma mõtlen mitte kütus, vaid ma mõtlen teras, betoon, kõik asjad, et... Meid mõjutab põhiliselt, et mis ehituse hinda mõjutab kõige rohkem tööjõud. Tegelikult rohkem tööjõud kui teras ja betoon. Ja teras ja betoon on tegelikult ka funktsioon tööjõu hinnast. Nii et... Saalt teha, aga eeldusel, et seal mingid eksesse vahepeal ei ole, et me seda terase eksessi ikkagi kui tekivad tarneraskused tõepoolest on ju ja meil tekib mingi selline globaalne kaubandusmadin on ju, siis see oleks problemaatiline. Ja seda ma mõtlesingi, et tegelikult need on nagu asjad, mis... ma nägin ka CERNis, et siis kui CERNi tavapärane opereerimine niimoodi, et siis kui mingit asja ehitatakse, siis võetakse laenu. Ja kuna see on nagu mitmekümne riigi ühisinfrastruktuur on ju, siis tavapärast üritatakse hoida nagu seda eelarvet nagu enam-vähem stabiilselt, et kõik saaksid planeerida pikaajaliselt omal eelarvelisi kulusid. Et seal on mingi väike 2% koridor, mille raames see saab kõikuda see aastane makse. Et siis tavaliselt tehakse niimoodi, et see aastane makse on niimoodi, et siis kui ehitatakse, siis võetakse laenu peale. Ehitamisfaasiks 5-10 aastat, mis ehitamine on. Ja siis opereerimisfaas on tavaliselt 20-30 aastat, et selle ajal siis liikmemaks on oluliselt kõrgem kui opereerimiskulud ja sealt makstakse see laen tagasi. Kuni siis sa kogud jälle puhvrit nii palju, et sa saad hakata ehitama järgmist projekti. Et see on selline finantsjuhtimine seal. Aga mis seal nagu juhtus oli see, et kui 22 sõda hakkas, energiahinnad läksid järsku ülesse, osade materjalide hinnad läksid järsku ülesse, sest tekkis defitsiit. Ja opereerimiskulud tulid nii järsult ülesse, et see prognoos sellele, et millal me jõuame oma laenuga nulli, see läks nagu, sul ei olnud mitte nagu kõver, mis lõikub seal 0 punktiga mingil aastal, vaid see läks horisontaalseks. Et me ei lähegi lähemale selle nullile ja siis tekkis nagu koheselt suur küsimus, et kuidas me järgmist masinat hakkame planeerima, et me ei jõuagi nagu võlast tagasi. Tänaseks on saavutatud mõningane nagu leevendus, jälle liigub nagu sinna nulli poole, aga potentsiaalselt võib järgmist kiirendit lükata mõne aasta võrra edasi, sellepärast, et lihtsalt raha ei ole. Et see on nagu sellise tsükliliste suurprojektide ehitamise nagu meetod on ju. Siin on, ma arvan, sama teema ikkagi, et sul võib ta lüüa sisse mingi siuke ootamatu sündmus, kas eelarvesse suur augu või teine variant ajaraami. Sest tegelikult kas või see sama ülemiste selle projekteerimisega, te pidite esimese hanke läbikukkunuks kuulutama on ju. Palju see teil nagu seda ajanihet tegi, kui ta lõpuks tegi? Ütleme jämedalt selline aasta pluss miinus on ju. Lõpuks ta veel kusagil... Rahast te võitsite?
rahas me võitsime. Taas need ongi nagu omavahel on ju. Ja ütleme, et see viivitus veel, ega sa lõpuni seda veel ei näe, on ju, et ta kuskil ka võimendub, on ju, seda kumuleerub, on ju, kuna nüüd me läksime lihtsalt ise peatöövõtja rolli, neid etappe peame kokku juhtima, on ju, et lõpuks sealt tekivad uued riskid, aga summa summarum nii-öelda tolle hetke info pealt muid variante lihtsalt ei olnud, on ju, sest lagi oli kuskil mujal, on ju, 100% madalamal. Ja seda mõtlengi, et tegelikult ongi, kui sul tekivad sellised ootamatud turusituatsioonid, siis üks variant ongi, et kui eelarvesse enam ei mahu, siis tuleb oodata, kuni turg normaliseerub. Aga see võib tähendada seda, et sul projekt nihkub kõiges muus mõttes, mis toob sul teisi kulusid. Sest inimesed tahavad, sul on võib-olla mingid eellepingud, mis sul lähevad trahvidesse ja kõike muud siukest. Ja selle nimi on alternatiivkulu, et sa paned alati võrdlusesse, on ju, et juhtimisotsuste juures see peab seal kõrval olema, et ühtepidi võidad ajas, on ju, teistpidi kaotad võib-olla rahas või vastupidi, on ju. Aga üks nüanss, et mida ka Kalev ütles, et selgelt energeetikas on see kuidagi nagu tavakodanikul hästi selge, on ju, et mis on see ühiku hind, on ju. Kõik me täna tunnetame seda, on ju, kes me siin oma kommunaalarveid maksame. Tegelikult raudtee puhul täpselt samamoodi, et me räägime sellest, tuleb endale tuhka pähe raputada liiga vähe, aga samamoodi see taandub kõik ju lõppkliendile ja selle lühiku hinnale, et kas see on jõukohane maksta, on ta siis kaubavedaja, reisivedaja, kaubaomanik ja reisija, et päeva lõpuks seda hinnatesti tuleb järjepidevalt teha, on ju. Kas me saame seda endale lubada, lõpuks seal ju mingi osa reisist maksab kinni riik, maksab kinni maksumaksja, aga sama küsimus, et kas me saame seda endale lubada ja see hinnatest peab kogu aeg kaasas olema ja see täpselt samamoodi siis igasugu nii-öelda isusid limiteerib, kui on mingid eksessid, siis tulebki see ühiskondlik kokkulepe uuendada, et okei, me oleme valmis seda lage tõstma ja elukallidus ongi kuskil teisel tasemel, on ju. Sest nagu vastupidine näide, kus seda matemaatikat nagu eriti ei tehta ja hoopis teistsugune nagu planeerimisloogika ja elluviimisloogika on Hiina rahvavabariik, kus on neid kiireid rongiteid ehitatud tuhandeid kilomeetreid ja ma vaatan YouTube'is videosid, kus on kasutus on mõndadel liinidel väga väike või sootuks mitte, et peatuseid ei kasutata või teatud liine praktiliselt tegelikult üldse ei kasutata, aga kuna on plaanimajandus, et tuleb välja ehitada, sest provints peab tõestama, et nad suudavad nii palju sadu kilomeetreid kiirraudteeliine ära ehitada. See oli meetrik või mida mõõdeti, mitte see, et kui palju kliente meil tegelikult seal vedada vaja on, vaid seal oli selline plaanimajandus, siis ma väga olen hea meel, et kapitalism on ikka ressursitõhus. Jaa, seal on selles mõttes ta on tõesti, et alati on see küsimus, et millele sa nagu selle fookuse paned või mis on see sinu parameeter, mida sa mõõdad, sest selle järgi sul kogu ülejäänud asi orienteerub. Järgi sa tulemuse saad, jah? Jah, et see, mida tellid, seda saad, on ju. Et see on ka põhjus, miks mulle väga tihti igasugustes riigi asjades need KPI-d absoluutselt ei meeldi, sellepärast, et väga tihti need KPI-d ei näita seda tegelikku pilti ja kui sul aetakse ilgelt taga, et vaat see KPI number peab muutuma nüüd ühe võrra, tegelikult sisu sellel ei pruugi sellisena olla, et ta võis olla mingi indikaator, millel oli mingi mõte, aga kui see indikaator ise muutub selleks absoluutseks tõeks, siis võivad igasugused erinevad asjad metsa minna. Jah, on olemas õige ja vale numbrimaagia. Okei. Aga ühesõnaga, mida mina nagu sellega tahtsingi jõuda, ongi see, et tegelikult enamasti me oma nagu sellises tavaelus ei mõtle nii suurte nagu asjade peale, kus sul on nii tohutult palju erinevaid seoseid. Et enamasti sul ikkagi on paar-kolm asja, et võib-olla natukene mõtled selle peale, et kui ma hakkan süüa tegema, mul on seal mingi 5-6 erinevat komponenti, on ju. Ja mida ma nüüd teen, kui mul ühe komponendi hind läheb ulmeliseks, nagu meil siin vahepeal tegi, mitte tallast tulda, näiteks oliiviõli läks ilgelt kalliks. Et kas sa kasutad midagi muud või arvestadki, et on kallim või mingi muu komponent, et siis sa saad nagu natukene sellest pihta, on ju. Tegelikult sama on meil tegelikult ka see elektri hind. Et see, et meie elektri hind on järsku nagu läinud üles, mõni inimene võib-olla mõtleb selle peale, et kas oli hea mõte olla vastu börsi või oleks pidanud fikseerima, jällegi see on riskide juhtimine. Aga see on meil kodutegevuses 1-2 komponenti. Nii kui sa lähed projekti, millele on tuhandeid inimesi ja aastakümned ja hästi palju erinevaid nagu osapooli, siis igal ühel on need oliiviõlid ja muud asjad seal mängus, on ju. Ja kui kuskilt hakkab midagi sikutama, siis osad asjad on ju veel omavahel ka seotud. Et ühel läheb kallimaks, läheb teisel kallimaks, läheb kolmandal kallimaks, läheb neljandal kallimaks. Et seda kõike nagu ära hallata, siis keskmine inimesel tegelikult ära ei hooma. Jah, ütleme, et see tänane kogemus ka näitab, et
komplekssusaste, kui seda teadnuks algusjärgus, siis tõenäoliselt seda õhinapõhist nagu minemist, keegi poleks ette võtnud, on ju, et selgelt see on vast see, mida ütleme, igal mündil on 2 külge, on ju, et Rail Baltica projektis mündi nagu positiivne külg on see, et minema pandi ikkagi õhinapõhiselt, teeme ära, on ju. Nii-öelda see tumedam külg on see, et kui oleks enne seda komplekssusastet teadnud, siis oleks juba hirm nahka tulnud ja see õhinapõhine minemine oleks ära tapetud, et selgelt ta ikkagi selle nii-öelda oma inertsi sai sellest, et võeti ette, julgeti ette võtta. Ma ei tea, kuidas see tuumajaama puhul on, aga RB puhul selgelt seda kogemust, kompetentsi siin selles regioonis ju ei olnud. Tuumajaama puhul on see, et meil on ülioluline on see referents, et me tegime ka ikkagi esimesel aastal tegime põhjaliku hindamise nendest paljudest projektidest, mitte ainult nagu tuumajaama projektidest, aga mis on kõik nagu pettumust valmistanud, et nii Olkiluoto 3, aga me ütleme HS2 on High Speed 2 Inglismaal, mis on meeletult üle eelarve läinud ja nagu on distantsi lühendatud nüüd, on meie Est4-i näide, mis oli ka miljardi projekt, mis nagu tühistati. Jah, just, aga neid projekte, mis on ebaõnnestunud, on nagu päris palju ja nagu huvitav on diapasoon on see, et inimestel teatud kallus nagu selline, et näha nagu ainult halba. Et tegelikult ka nii raudtee ehituses, aga ka näiteks mulle meeldib metroo tehnoloogia. On väga palju häid näiteks Madridi metroo, mis on enda kilomeetri kulu on 4 korda väiksem kui on New Yorgis või Londonis ehitatav metroo nagu kulu. Ja kuidas? Tekitab päris huvitavaid küsimusi. Tuumajaamade puhul samamoodi, et reaalselt, mis Araabia Emiraatides ehitati, selle ühiku kulu per megavatt on nagu 3 korda väiksem kui see, mis Vogel ja Olkiluoto ja nüüd Hinkley Point C on ka. Et see tekitab väga palju küsimusi, et mis seal nagu ikkagi nagu valesti tehti. Ja nagu päris tihti tegelikult on oluline küsimus on nagu tehnoloogias. Et tõesti, et need tehnoloogiad teineteisest tõesti erinevad, kuidas midagi tehakse. Ja tihti on küsimus ka nagu selles lepingute struktuuris, et nagu me tegime endale nagu päris põhjaliku, mitte ainult enda spetsialistidega, meil oli Belgia ja siis Soome partnerid ka, tegime põhjalikud seminarid terve päeva pikkused, kus me võtsime pulkadeks lahti, miks nagu tuumajaamade ehitusprojektid on nagu nii katastroofiliselt ebaõnnestunud, läinud nii meeletult, sest meie seda endal lubada ei saa. Nii et meie jaoks on see referentstehnoloogia ja et seda rajab väga tugev konsortsium, väga tugev omanik on sellel, et ja nagu väga tugeva aastakümnete kogemusega nagu reaktori tehnoloogia omanik ja arendaja, et see on nagu võrreldes mitmete teiste nagu ebaõnnestunud projektidega, me oleme süübinud ka sellesse ehitustehnoloogiasse ja ka selle reaktori, ütleme siis disaini endasse. Et tõepoolest, et olla võimalikult konservatiivne nagu katoliiklane nagu selle tehnoloogia valikus, et mõtta võimalikult vähe riske. Võt, aga ma arvan, et siin ongi siuke hea koht, kus hakata kokku tõmbama, et üldiselt, mis ma soovitangi inimestel on see, et ärge süvenege või ärge taandage mingeid ülikompleksseid projekte ühele numbrile. Et üks number ei iseloomusta tegelikult projekti, et kui natukene tahtagi sellesse sisse mõelda, siis tuleks alati natukene vaadata ka seda, et mis on see numbrite vahemik või millistel eeldustel seda on nagu paika panna, sest mina teadlasena tean väga hästi, et alati kui mingi asi kuskil välja käidakse, siis see on mingitel eeldustel kehtiv number, millel on mingi mõõtemääramatus. Et tegelikult kehtib see ka kõigi projektide kohta, et sul on mingitel eeldustel on paika pandud mingisugune keskväärtus, palju see näiteks, ma ei tea, maksumus või ajaperiood on, see kehtib teatud eeldustel ja seal on mingisugune määramatus. Kui sul tulevad väga järsku sellest eeldustest kõrvale kaldad, nagu on need ootamatud sõjad või mis iganes muud majandustsüklilised üritasid, siis see ei tähendab, et see number enam ei kehti tegelikult. Aga see ei tähenda, et nagu ta oleks totaalselt 0, vaid siis määramatusest tulenevalt ta Google'i poole liigub. Ja seal on võimalused, kuidas seda nagu kompenseerida, kas siis ajaliselt või rahaliselt nagu tagasi tuua. Et see on, ma arvan, mida võiksid võib-olla kaasa võtta, et teinekord ka mõelda, et kui keegi tahab kuskil hakata midagi väga suurt ehitama,
et mida see siis tegelikult endast tähendab? Üks hea näide on, mis väga suur üritus, mis meil võib kogemata juhtuda on ju ja korraldatakse iga aasta on Eurovisioon. Et siin, kui sellel Macchiato hästi läheb, eks ole, siis hakkavad ERR-is inimesed kukalt kratsima, on ju. Ja siin oleks huvitav vaadata nagu olümpiamängudel. On väga, ütleme seal, mis seal venelased korraldasid seal, see läks väga palju miljardeid, on ju. On korraldatud ka mõistliku eelarvega nagu olümpiaid, on ju. Ja on varem ka nagu läinud olümpiaid nagu hullult üle tähtaja eelarve. Ja peaaegu kõik on läinud. Tähtaja ei ole, aga Eurovisioonid ka, neid on, ma arvan, väga erinevate eelarvetega on tehtud, et väga huvitav, et kuidas seal, et ma arvan, et 2004 me tegime nagu mõistliku distsipliiniga eelarve. Jah, mina võib-olla lõpetus ütlen siin veel sulle lisaks, et taustsüsteemi tuleb alati vaadata. Sama, et lõpuks isoleeritult see sama 1 või 2 või 3 numbrit seda pilti anna, et taustsüsteem ja see keskkond ja kontekst, et see tegelikult üks asi on alati kulu, see on alati, inimestel meeldib alati hädaldada selle üle, kui palju miski maksab. Aga teine pool sest on alati see, et mis on see nagu nii otsene kui kaudne tulu, mis sealt tuleb. See võib väga tihti olla niimoodi, et see tulu on nii kolossaalselt palju suurem kui see kulu, et isegi kui see kulu seal lappab 40% ühele poole teisele poole, see tegelikult selle tulu kontekstis ei oma seda sisu. Nii palju elastust. Olkiluoto 3 on nagu väga hea näide, ses mõttes, et tõepoolest läks meeletult üle tähtaja, üle 12 aastat on ju, aga kuna leping oli hästi tehtud, siis ta ehitaja maksis, aga vaatamata ka omanik andis pool ehituskuludest ja kui algselt oli planeeritud, et tootmise omahind on seal 45, 35, 37, täna on 50, ta on ikka plussis. Väga korralikult. Just, kuulge, aga tänud tulemast. Aitäh. Oli põnev.